Tere, mina olen Elina, Tallinna Ülikooli sisekommunikatsioonispetsialist ja minuga on siin Krista Mulenok ja mina õppisin Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis uut magistriõppe programmi kogukonnatöö vananevas ühiskonnas ja lõpetasin siis aasta aega tagasi 2025 ja ma olengi siis nagu esimene vilistlane. Super. Mida sa õpingutelt kaasa võtsid? Mida ma kaasa ei võtnud. Ütleme niimoodi, et ma olen eelnevalt õppinud nii majandust kui õigust, aga eluõppe kui selline puudus. Et see oli hea võimalus mõelda oma enda tervise väärikalt ja tervislikult vananemise üle, ka oma lähedaste ja kogukonna üle. Et see pani mind tõsiselt nagu tegutsema, et ei ole siin midagi, et statistika on väga masendav. Nimelt tervena elavad Eestis keskmiselt mehed vaid 57 ja naised 60 aastat. Et see on väga masendav number, et inimesed elavad kauem, aga nad on kahjuks juba krooniliste haigustega päris varakult. Siis teine teema on kindlasti väga vahva võrgustik, mis ma sain tänu õpingutele ja kolmas asi on kindlasti ka see, et kunagi pole hilja minna Erasmus+ praktikale, et ükskõik kui vana sa oled. Ja käisingi siis väliseestlaste juures Kanadas, Torontos Ehadare Foundation oli see organisatsioon, kus mul siis õnnestuski teha oma Erasmus+ praktika. Aga mis sul näiteks enne sisseastumist kõige enam kõhklusi tekitas? Ütleme niimoodi, kuna see kõik tuli minu jaoks väga ootamatult, üldse mitte planeeritult, kuna mu tütar läks õppima siis Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžisse tervisejuhiks, siis ma tegin alguses natuke nagu nalja ka, et kus sa tütar lähed, et ema tuleb ikka ka koos sinuga õppima. Aga ja, tegelikult oligi see ajaraam, et kuidas ma reaalselt saan oma elu korraldatud niimoodi, et iga teine nädal 3 päeva ma siis saaksin olla Haapsalus. Aga meil oli vahepeal olnud COVID ja see uus, ütleme ka kaugtöö võimalus oli olemas, et see kindlasti andis mulle kindlustunnet, et ma kuidagi saan hakkama ja loomulikult saab alati ka ju läbi rääkida, et kui ma tõesti pidin olema lähetuses, et mul sai siis ka üht-teist nagu järgi tehtud võib-olla ka hiljem, et see toobki järgmise küsimuse juurde kohe, et kui hästi sul õnnestus siis ühildada õpingud ja töö ja eraelu? Ma arvan, et kui ma ikkagi lõpetasin õigeaegselt ja vaimne ja füüsiline tervis on korras, magistritöö tegin just ka isegi kehaline aktiivsus 45+, et see oli nagu päris põnev. Et ma arvan, et mul läks suht hästi, arvestades seda, et mul oli muidugi üks tütar oli siis tol ajal 20 ringis ja teine mõni aasta, ta polnud veel päris täiskasvanu, et mul ei olnud nagu nii palju enam lastega nagu tegelemist, küll mul oli 2 koera, kellega ma pidin arvestama ja loomulikult abikaasa ka, et peresuhted oleks ka korras. Aga samas mul oli palju rohkem aega esimene poolaasta tegeleda oma tütrega, et väärtuslik pereaeg, et me saime käia koos, me klappisid nii tervisejuhi kui ka siis minu õpingud kenasti täpselt samad nagu nädalavahetused, aga see oli esimesed poolaastad. Kvaliteetaeg oma tütrega. Parem kui mitte midagi. Väga hästi. Ja mis siis peale magistriõpinguid edasi sai? Õpingud osutusid elu muutvaks, uskumatu, aga nii see oli. Peale siis 14 aastat ma otsustasin valdkonda vahetada, ma olin siiamaani siis aktiivselt tegutsev julgeoleku valdkonnas, aga ma sain aru, et nüüd vaadatakse minu teadmisi rohkem võib-olla siin valdkonnas. Olen nüüd siis Kuldse Liiga, mittetulundusühingu juhatuse liige. Alguses olin seal praktikal ja vastutan ka nüüd, ütleme ka rahvusvaheliste suhete eest ja olen ka Interreg ühe projektijuht, et see on selle koha pealt olnud täiesti uus valdkond ja tänu nendele õpingutele kõik see on minu juurde nagu tulnud ja juhuslikult. Aitäh sulle! Palun!